Veel 3 aastat tagasi kaalus Diana Tõniste üle 80 kilo, tegutses peamiselt meditsiini valdkonnas ning elas täiesti tavalise 30-aastase naise elu, kuhu kuulusid ka paras kogus napsu ning head ja paremat. Tänaseks on naine rohkem kui 30 kilo kergem ning temast on saanud üks tuntumaid fitness-sisuloojaid Eestis. See kõik on aga nõudnud meeletut elustiili muutust. Ma ise ju kodus muidu süüa ei teinud, ma käisin väljas söömas või kui ma ostsin ka midagi koju. Bolt ja Bolt, eks ole, ja siis tasuta reklaami neile ja saadun arve pärast. Või siis, kui ma ostsin midagi poes, siis ainult valmis toitu. Nii et praegu, nagu ma teen ise süüa, ma olen või kaalun, eks ole, kõike. Alkoholi pole saanud tarbida kaua. Ma muidu alkoholiga ei ole ka nii, et ma kogu aeg, eks, aga pidudel. Aga ma olen mega bioloomal. -30 kilo puhul võiks eeldada, et viimased 2 aastat on Diana end keskmisest rohkem piitsutanud. Paradoksaalsel kombel viib aga bikiini fitnessi vormi hoopis see, kui süüa 2000 kilokalorit päevas. Kui me alguses esimene päev või hakkasime, siis ma vaatasin, et nii palju süüa on. Et kui ma ise alustasin omal keel kaalukaotust, siis ma sõin ju nii palju vähem, eks, aga ma sõin rämpsu ja ma sõin nii palju vähem. Ja kui ma vaatasin, issa, kui palju ma võin süüa, siis ma helistasin ka veel, et kas see on ikka okei, kas ma sain ikka õigesti aru ja kas see on niimoodi, et see natuke hirmutas, jah. Diana võib täisteratooteid süüa, võib kana, liha, erinevaid kala, no ühesõnaga absoluutselt kõik, mis me ei räägi nüüd. Mis ei ole minu lemmik. Kõike, mis pole lemmik. Ja sellist asjad, lihtsalt kogused ongi niimoodi, et sa saad mahtu teha endale. On inimesi, kelle ainevahetus on kiire, kes põhimõtteliselt väga palju pingutama ei pea. No mina olin üks neid õnnelikke ka, kes sai seda ala teha nii, et põhimõtteliselt päev enne võtsid Muhu leiva välja, määrisid enam-vähem merevaik juustu peale ja said võistelda ja olla tippvormis, siis on ka neid loomulikult, kes peavad ekstreemselt kas siis toitu piirama või siis ütleme ka treenima ekstreemselt, et keha sellisesse seisundisse viia. Fitnessini jõudis Diana läbi oma sõbranna Dianale, kes on juba viimased 10 aastat tegelenud inimeste treenimise ja toitumisega. Lisaks võistleb ta ka ise samal alal. Sa näed selle potentsiaali ära ja sa näed, kas inimene põleb, kui sa räägid millegist. Ma ütlesin talle mitu korda, mõtle rahulikult, seedi ja siis räägime edasi. Siis ma ütlesin, ma tahan Jaanipäeval ära juua paar päeva ja siis alustame. Ja siis oligi 2-3 nädal läks mööda ja alustasime. Ott Kiivika sõnul on hea meel näha, et kulturism ja fitness on muutunud Eestis vaata et uueks rahvusspordiks. Kulturismi ja fitnessi harrastajad Eestis on 55 000. Ma toon näitena jalgpallis 24 000. Ütleme erinevat jalgpallis, kus kõik saavad põhimõtteliselt osaleda, on kulturismi fitnessi treeningutes saavad samamoodi kõik osaleda. Küll aga võistlustasemel ta nõuab teatud geneetikat, eks ole, mingit kehalisi eeldusi ja samal ajal loomulikult tarka treenimist ja toitumist. Endiselt jääb aga küsimus, kui tervislik see kõik on. Terviserisk on alati iga spordi tegemisel, eriti võistlusspordi tasemel on olemas, et kas on ütleme, teatud ainevahetuslikud häired, mis on võimalik endale hankida või isegi ütleme, mingi toitumishäire, aga nagu ma ütlesin, et need on ekstreemsed juhud, kus ka võib-olla soovitused, mis treenerite poolt tulevad, on sellised, mida me oma treeneri koolitusel tegelikult ei anna ju. Diana ei salga, et treeneri juhised on karmid ja trenni on tulnud rassida korralikult. See kõik olevat aga seda väärt. Aga mingit lemmikharjutust mul ei ole või midagi see, et ma olen jõusaalis ja ma tunnen, mulle nii meeldib siin olla. Ei, seda ei ole. Pärast on tunne super. Aga mis tunne oli super see, kui me olime poole peal treeningul ja siis ma lähen jõusaali, eks ole, ja ma vaatan ennast ja nii edasi. Mul on selline tunne, et issand, ma kuulungi nagu sinna, et ma kuulun nagu sinna nende inimeste juurde, kes on näha, et vaata nagu, et käivad või midagi on ja, et see oli nagu selline hästi kuidagi tore või teistsugune tunne või et ma teen ka trenni nagu, luget me, ma teen ka trenni. Ainult lihastest aga kulturismis ei piisa, kui neid kohtunikele õigesti serveerida ei oska. Selle õppetunni sai Diana juba esimestel võistlustel. See spordiala tegelikult ei ole tilulilu. Et esimene kord ka, kui ma läksin tegema, ma olin ju sain 9. koha ja miks, sest et mina arvasin, mul piisab minu lihastestelt ja siis ma teen selle ise, kuidas ma tahan. Aga öeldi mulle kohe, et see ei ole tantsuplats, pärast seda saime tagasiside. Nii et see peab olema kõik palju graatsilisem ja palju nii, et sa näitad lihast, see on ikkagi võistlussport. Ta on tegelikult keerulisem, kui ta pealevaates jah tõesti paistab, sest eesmärk on nagu näidata, et ma justkui ei pinguta. Et ma teen seda nagu mööda minnes. Samal ajal sa pead kogu keha lihaselt suutma teatud hetkel hoida pinges ja päris pikka aega. Konkurents sellel alal on tihe. Lausa nii tihe, et esimesel võistlusel läks Dianal endise sõbranna Brigitte Susanne Hundiga laval lausa kergeks tõuklemiseks.
kui sa oled seal laval, siis sa pead iseennast, eks ole, tegema võimalikult suureks, et sina paistad välja, sina oled see põhimutt seal laval. Oledki natuke ettepoole kogu aja. Aga et oligi, et noh, et siis vahest võib-olla kellegiga paneb käe ette, paned ise ütled, et ei tule praegu ette, eks ole. Aga sellel kõigel jah, peab olema viisakas lõpp ka, et kui ikkagi jääda, et seda pulli sinna korraldama, siis on see ebameeldiv. Aga õnneks mul sõbranna või sõbranna kohet, ma ütlen, sõbranna treener on ja. Sõbranna treener karjus, et pärast arveldad. Sel nädalavahetusel said 10 kuud fitnessi maailmas Diana jaoks punkti. Või kui mitte punkti, siis vähemalt koma, sest Eesti karikavõistlustel kulturismis ja fitnessis astus ta viimast korda lavale. Sel korral lausa 2 kategoorias, fitmodelis ja bikiini fitnessis. Ütleme niimoodi, et seekord ma olin väga uhke tööle. Ta tegi kõike nii nagu pidi. No kui jätta see 10 kuud trenni ja toitumis kõrvale, siis kui palju tegelikult ennast võistluspäevaks valmispanek aega võtab? Muidu selline 4 tundi valmistumist, jah, kleisid või krimm peale, make swang. Ja 4 tundi on selle peale, 5 tundi et registreerida veel. No 5 tundi kuskil enne seda, kui lavale saad, 5-6 tundi. Kui palju raha kogu sellele hobile kulunud, see kõik ei ole ju odav? Teate, minul on nii armsad Instagrami jälgeid, mul on neid piisavalt palju, et mina sain koostööga kõik asjad. Nii et ma ei tea, paar tuhat ikka läheks muidu, ikka korralikult üle paari tuhande. Kleit juba on kuskil üle 1000 euro, monokiini maksab tavaliselt ka 1000 eurot, kingad, lavameik, krimm, treeneritasu. Nädal aega enne võistlust oli aga kord veel karmim. Iga amps on arvel ja iga lonks loetud. Me manipuleerime veega, ajame vee välja, ehk siis kõigepealt joome, tarvitame natuke rohkem vett ja siis hakkame teda väljutama. Aga see ei ole tervislik, et seda niisama ei tasu teha. Mis nüüd pärast tänast saab? Purksi ja napsu ma pole 10 kuud saanud. Ja siis esmaspäevast jälle normaalse toitumise peale, et kindlasti, jah, et ma olen hästi palju toitumisest teadlikumaks saanud, et auku tagasi kindlasti ei lange. Et seda uudist ei saa teha, kuidas fitmodel 6 aja pärast ennast põhja või kuskil on joonud või söönud, eks ole. Nii et edasi ikka siit nii, et ma hoolitsen oma keha eest, aga ma arvan, ma võtan selline 4-5 kilo juurde.